Valitsus otsustas eraldada Eesti Energiale 100 miljonit eurot, et viimane ehitaks siia Narva külje alla uue gaasijaama. Kas siinsed küttearved sellest ka alla tulevad? No sellest räägime paari hetke pärast. Esmalt oleks vaja välja uurida, kui suured need Narva küttearved siis tegelikult on. Именно затопление, я не помню, муж платит, но так мы платим больше 300 вообще за квартиру евро. И все-таки я вот не работаю, муж работает один. Я не Нарва, я Нарвоес. У нас очень высокие, вяга высокие. Да, высокие, конечно. Но у меня свой дом, поэтому я не могу так сказать, 700 евро. 700? Я топлю электричеством. Да, поэтому я не знаю. И дровами. No asi on laiem kui üksiti Narva sooja hind, sest selle 100 miljoni eraldamisega saab Eesti Energia teha investeeringuid kokku ligi miljardi euro ulatuses. See on palju suurem programm. Selle sees on nii suursalvestid kui taastuvenergia investeeringud kui ka vesinikuvõimekusega gaasijaama rajamine. Asukoha valib siis Eesti Energia ise, aga ütleme nii, et seniks kuni vajalik võimsus on rajatud, töötab siis Balti elektrijaam, et Narva toasoe püsiks mõistliku hinnaga. Aga rahalise poole pealt, et öeldakse, et valitsus võtab ju 34 miljonit dividende välja Eesti Energiast ja teise käega annab nagu 100 miljonit tagasi, et on see mingi skeem? No riigiettevõtetest võetakse ikka dividende, et see on loogiline, sellega ju rahastatakse kultuuri, riigikaitset ja haridust, et ükskõik mis valdkonda ja vahel on jälle ettevõtetel vaja investeeringuid teha, siis omanik panustab sinna. No on öeldud seda ka spetsialistide poolt, et see on selline reservjaam või reservvõimsus seal, et ta ei tööta kogu aeg, et kas see siis parandab narvakate kodusooja hinda või mitte? No ta kindlasti, kui Eesti Energia, ma rõhutan, sest investeerimisotsused teevad nad ise, kui see siia rajatakse, siis ta kindlasti parandab sooja hinna stabiilsust ja ka energiaturul lisab reservvõimsusi, just neid võimsusi, mida meil vaja on. No Eesti Energia andis meile täna valitsuskabinetis ülevaate siis oma investeeringute kavast, kus on väga suur hulk investeeringuid erinevatesse tootmisvõimsustesse, mida me tegelikult Eestis vajame. Ja siis üks nendest tootmisvõimsustest on ka gaasijaama ehitamine Narva. Ja see gaasijaam siis ühtlasi aitab pakkuda ka soojust Narva linnale, sest nii on ta lihtsalt majanduslikult kõige ökonoomsem, et gaasijaamaga toodetakse nii elektrit, kui toodetakse ka soojust. Nii et kui nii nagu üks turuosaline siis Eesti Energia on, et see investeerimisotsus on nende oma ja tervikvaatest ütlen mina, et see on väga hea, et meil tuleb juurde juhitavaid võimsusi, kiiresti reageerivaid juhitavaid võimsusi Eestisse, et seda meil on igal juhul tarvis. No kus see gaas tulema hakkab? No gaasi me praegu juba, ma arvan, LNG impordist Ühendriikide gaas on jämedalt 2/3 ja ülejäänud tuleb teistest sõbralikest riikidest, nii et Vene gaasi me kindlasti ei kasuta selleks.